Halleluuja, kiitus Jumalale. Et me Jumal on ustav ja hea ja õiglane, amen. Ja me teenime väärist Jumalat. Ja me hakkame vaatama, Biblis on väga palju väljendeid, Jumal on keegi, Jumal on midagi, temal on mingi karakteristika, Jumalal on, ja ta on seesama Jumal, kes oli kogu aeg, ta on seesama ka meie jaoks. Amen. Amen. Ja mul on toodud kirjakohti välja, aga just rõhutada, kes on Jumal. Ja üks huvitav asi on, kui ta Abrahamiga rääkis, Mooses 21, 22, ta ütleb, et ta saab olema kunagi selline või ta kunagi on selline. Me teame väljendit on, Jumal on. See on järelikult, ta on keegi. See on kirjeldus Jumala kohta, kes ta on või kus ta on või mis ta on. No mis on vale sõna, kes ikkagi elus on. Amen. Ja siin ta ütleb, sel ajal Abimelek ja tema väepealik Piikol rääkisid Abrahamiga öeldes. Nad ütlesid, et inimesed nägid midagi. Nad räägivad Abrahamiga, nad ütlevad talle. Nad näevad midagi, ühte asja, mida ka meie puhul peaks välja paistma midagi. Nad ütlevad talle väga huvitavalt, Jumal on sinuga kõiges, mida sa teed. Täpselt samuti Jumal on absoluutselt kõiges, mida me teeme. Aga üks huvitav asi on selle juures see, ma hakkasin mõtlema, Jumal on alati seal, kus me oleme. Üks asi on see, kui Jumal on meie kõik, mis me teeme, ja see on see õnnistuse pool. Aga teinekord, kui me teeme midagi halba, mis arvad, kus Jumal on? Ta on ikka sinu juures. Püha vaim ei jäta sind kunagi maa, ta ei hülga sind mitte kunagi. Järelikult ta näeb kõike, mida sina näed, ta kuuleb kõike, mida sina kuuled ja ta paneb tähele kõike, mida me räägime. Ta ütleb, et Jumal on kõiges, kõikjal. Ta on alati kohal viibib. Ta on alati, mitte miskit ei lähe. See on üks asi, mis tema on, see ongi, et ta on alati kohal. Ta on alati kättesaadav. Isegi Elisale ta ütles, õige inimesed südamest tuleb väge palved, et mida? Jumala väe kättesaadav. Jumal on alati kohal. Vägi ei pruugi olla ilmingutes kohal, aga Jumal on alati kohal. Selles olukorras inimesed panid tähele midagi Abrahami puhul ja nad ütlevad välja. Ja need olid väever Piikol ja Abimelek ütlesid, et kui me paneme tähele ühte huvitavat fakti sinu puhul. Jumal on sinuga kõikjal, kõiges, mida sa teed. Nad panid tähele, et Jumala käsi on alati Abrahamiga, õnnistus on alati korda minek on Abrahamiga. Jumal on alati kohal. Aga meie võime öelda, Jumal on alati kohal sinuga. Aga üks põnevam, veel vägevam asi oleks see, on ka seda, kui see hakkab välja paistma. Aga see välja paistmine hakkab see, et kui me saame osa ja võtame osa ja laseme Jumala väel ilmuda oma elus. Jumala vägi ilmub siis, kui me tahame, igatseme seda näha. Ja paneme oma südames seda, siis me teame, et Abraham kõndis koos Jumalaga kogu aeg. Ta oli kogu aeg ja teda peeti Jumala sõbraks. Amen. Sõbrad käivad tihtipeale, kuidas? Käsi käes kogu aeg. Nad teavad üksteise tegudest, üksteise asjadest ja Jumal on. Ja see oli välja paistnud. Ta ütleb, et Jumal on alati. Ja teistpidi, Jumal on alati sinuga. Ta ütles Heebrea kirjas, ta ütles, ma ei jäta sind ega hülga sind mitte kunagi maha. Järelikult Jumal on alati meiega. See on üks huvitav asi. Ta ei saa kunagi olema, vaid ta juba on koos meiega kogu aeg. Amen. Ja 5. Moosese vaadata, see on üks teine asi. Et me lihtsalt vaatame väljendit praegu Jumal on. See ei ole konkreetselt mingi teema, et Jumal on meiega, aga lihtsalt Jumal on midagi meie jaoks kogu aeg. Amen. Ja 5. Moosese 7.26 ta ütleb niimoodi, sest sa oled Jehoval oma Jumalale pühitud rahvas. Jehova on sind valinud. Mis on? Jumal on meid valinud. Kas pole huvitav? Ühes kohast ütleb, ma olen sind valinud ja näinud juba ema ihust saadik. Enne kui maailmad loodid, ma nägin juba sind. Jumal tegi otsuse valida meid. Aga kui me loeme üldse esimesest salmist 5. Moosese 7.1 ütleb niimoodi. Kui Jehova su Jumal viib sind sellele maale, mida sa läheb pärima ja ta ajab su eest ära palju rahvad, hetiidid, kirkaalased, eemorlased, kaanalased, perslased, hiivlased ja puuslased, 7 rahvast suuremad ja vägevamad sinust. Ta ütleb, et kui sa lähed pärima maad, mida Jumal teeb? Ma ajan sinu eest ära su vaenlased.
Jumal ajab meie eest ära meie vaenlased. Teinekord olukorrad on suuremad kui meie, midagi on suuremad kui meie. Miks Jumal ajab ära? See ongi see aru saada, miks Jumal teeb midagi meie jaoks. Oleme edasi. Ja kui Jehovas Jumal annab nad sinu kätte ja sa lööd neid, siis hävita nad sootuks ära, tee nendega lepingut ja ära anna neile armu. See on väga lihtne näide on see, kui Jumal ütleb, et ma ajan su eest vägevamad ära, kõik ära, ja ta ütleb midagi väga huvitavat, kui ma päästan su sellest olukorrast või inimeste käest, ära tee nendega lepingut. Järelikult ka meie ei tohi teha maailmaga lepingut. Miks? Sest me oleme Jumalaga lepingus. Alati on küsimus, miks Jumal seda ütleb, see sama 6. salm, mis me lugesime, jõuame sinna kohe välja, on see, miks ma olen su valinud. Jumal on meid valinud läbi Kristuse Jeesuse. Me ei saa enam teha lepingut millegi, sest Jumal on meid valinud. Jumal on midagi teinud. Ta on meiega kõik, kus me läheme, käime, ta on meid ka valinud omale rahvaks. Amen. Sest me oleme Iisraeli sugu läbi Jeesuse Kristus, me oleme, aga ta hoiatab, ma ajan ära sinu eest kõik selle kurja, ma teen, ja ütles, vaata, et sa ei tee nendega lepingut. Ära anna kurjale armu. Ära anna maailmale armu. See on see tihtipeale, mida me teeme, tihtipeale inimesed teevad, aga ei, Jumal ütleb, ära anna neile armu. Miks? See ongi täpselt sama, miks Jumal räägib. See oli lihtne põhjus, see aru saada sellest on see, mis juhtus Saalomoniga. On ju nii? Miks Saalomon langes? Miks Saalomon kukkus? Sest ta ei võtnud Jumala sõnu tõsiselt. Kui teete, Jumal oli talle 3 korda ilmutanud. Ta oli tohutud ohvrid Jumalale toonud. Ta oli kõige targem kuningas maa peal. Aga ta eiras teatud käske ära võtta väljastpoolt Iisraeli endale naisi. Saalomon võttis endale Egiptusest igalt poolt. Mida nad tegid? Nad kummardasid ebajumalaid. Ja see ahvatles teda tegema. Ta ütleb, ära tee lepingut nendega, ära tee. Miks? Sest ma olen sind valinud. Vaata edasi, ta ütleb niimoodi. Ja ära saa nendega langudeks, oma tütart ära anna tema pojale, tema tütart ära võtta oma pojale. Jälle ta ütleb, et ära löö mesti maailmaga. Väga lihtne. See näitab seda ja Piibel ütleb ka, mis on osa usklikul uskmatuga. Oled sa lugenud? Amen. Ja mõni ütleb, aga too, meil on see, Jumal ütles, ära tee seda, siis järelikult me ei tohiks seda teha. See on põhjus, et miks? Aga ta talitsegu nendega nõnda, kiskugu maha nende kaltarid, purustage nende ebausu sambad, raiuge katki nende viljakustulbad, põledage tules nende Jumala kujud. Ta ütles, et hävita kõik see ära. Miks? Miks me peame hülgama selle kõik? Miks? Üks asi on see, me teame, et see kisub meid Jumalast eemale. Aga üks põhjus, miks me peaksime kõik selle endast eemale lükkama, on see 6. salm. Ta ütleb, sest sa oled Jehova oma Jumalale pühitsetud rahvas. Jehovas Jumal on sind valinud olema temale omad rahvaks, kõigis rahvast tema, kes maa peal on. Miks me peaksime hülgama seda? Miks? Sest Jumal on teinud meiega midagi. Ta valis meid endale. Järelikult Piiblis peab ka, Jumal on ka armukade Jumal. Ja järelikult me ei saa osa olla maailmast ja Jumalast. Jakobus kirjutas, me ei saa olla sõbrad. Miks me ei saa seda teha? Sest Jumal on teinud meiega midagi. Üks asi, ta on kogu aeg meiega, aga teine asi, ta on meid valinud omale pühaks rahvaks. Ja ta ütleb, ära tee kellegi teisega ühtegi leppinud midagi. Miks? Sest ma olen teinud suga midagi. Ma olen su valinud. Mitte, et sa oled suurim kõigist rahvast, ei ole Jehova teid eelistanud ja valinud, et teid te olete ju väiksem kõigist rahvaist, vaid sellepärast Jehova teid armastas, tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie vanemale. Te Jehova teid vägeva käega välja ja lunastas teid sind orjuse vaara Egiptuse kuninga käest. Ja tea, väga hea salm. Ja tea midagi. Su Jumal on Jumal, ustav Jumal. Ta on valinud meid. Ja ta on meid välja toonud, ta on meid maailmast välja toonud. Ja ta ütleb, ma olen ustav Jumal, kes lepingut peab ja oma heldust osutab 1000 põlvest saandi neile, kes teda armastavad, tema käske peavad.
aga kes tasub oma vihkajale otsemaid hävitades nemad, ta ei viivita oma vihkaja ees, vaid tasub temale kohe. Pea seepärast neid käske seaduse, kohtuseaduse, mis ma täna sulle annan, et sa neid täidaksid. Kui ta ütleb, Jumal on, 2 asja selles väiksest lõigust, ta ütleb, Jumal on teinud midagi. Ta ütleb, Jumal on sind valinud. Ta on sind valinud omale pühaks rahvaks, õigeks rahvaks. Ta ütleb, et nüüd, kuna ma olen sind valinud, ma olen sinuga kõikjal, mis sa teed, ära tee lepinguid. Ära anna armu patule, ära anna armu maailmale, ära anna armu sellele kõigele. Miks? Ma olen valinud sind. Ja ta ütleb, ma olen ustav Jumal, ma pean lepingut. Tihtipeale, miks inimesed pöörduvad ära, sest nad ei pea Jumalat ustavaks, sest nad tihtipeale, aga ma saan ise, ma teen ise. Jumal ütleb, ma olen seda kõike teinud, ma olen valinud su ja pea meeles, ma olen ka ustav Jumal, ma pean lepingut. Amen. Ja me oleme Uue Testamendi all, Uus Testament on väga võimne ja parematel lepingud rajatud Vana Testament. Amen. Me oleme läinud ühte asja, et Jumal on alati kõikjal meiega. Jumal on meid valinud. Jumal on ustav Jumal selle kõige juures. Aga sama sellepärast, et Jumal on meid valinud, me peame valvama, mida me teeme. Ära tee lepingut, ära tee. Mõni mõtleb, miks ma ei või neid asju teha? Või miks see on? Esimene põhjus on see, et Jumal on sind valinud endale. Sa oled Jumalale kalli hinnaline. Me oleme lunastatud Jeesus vere läbi. Meid ei ole lunastatud, Peetruse kirjas, meid pole lunastatud esivanematelt tühistest, kaduva hõbe ja kullaga või tühistest esivanemat päritud traditsioonid, vaid meid on lunastatud Jeesuse Kristuse kui veatud alle kalli verega. See on üks põhjus, miks ta on meid valinud. Ja kõigil on võimalus saada osa sellest. Me oleme valitud, praegu me oleme tema valitud. Ja see on põhjus, miks me ei tee teisi asju. Me räägime, mida Jumal on teinud meie jaoks. Ta ütleb, ta on meiega kogu aeg. Ja nüüd ta ütleb, aga ma olen ka ustav Jumal. Ma pean lepingut. Ta tegi Iisraeli lepingu, ta on meiega lepingu. Ma olen ustav Jumal. Jumal on ustav Jumal. Kui ta ütleb, Jumal on ustav Jumal. Kes lepingut peab? Amen. Viies Moosese 9. peatükk ja 3. salm ütleb veel midagi väga huvitavat. See on see, et aga kui need olukorrad tulevad ja need situatsioonid tulevad, mis siis saab? Siis Jumal ütleb väga huvitavalt 9. peatükk 5. Mooses. Siin ta ütleb niimoodi, kui me oleme 1. salmist. Kuule Iisrael, sa lähed nüüd üle Jordani, et minna alistama rahvaid, kes on suuremad ja vägemad sind, linnu, suur ja taevani kindlustatuid, suurt ja kõrgeks kasvulist rahvast, anaklasi, keda sa tunned ja kellest sa oled kuulnud, kes suudaks seista anaklastel ees. Kui ta ütleb, te lähete nüüd võtma maad, ka meil tuleb võtta maa. Teinekord on see, mis me võtame, on see palve läbi, on see teatud tegude läbi ja mõned olukorrad, situatsioonid on suuremad kui meie. Ta isegi ütleb, kes suudaks võtta anaklastel. Ükskõik, mis olukord, situatsioon on, ükskõik on see, mida maailm pakub, ükskõik, mis on need kus ma saan, kus me saame võitu. Vaata, mida ütleb 3. salm. Tea siis nüüd, et Jehova su Jumal on see, kes ta on. Jälle ta ütleb, Jumal on see. Me teame, et on alati meiega, ta on meid valinud, ta on ustav. Järgmine fraas, me leiame, kes Jumal on. Jumal on palju meie jaoks. Ja ta on, kes tea siis nüüd, et Jehova su Jumal on see, kes käib su eest nagu milline? Hävitav tuli. Tema hävitab neid ja alandab neid su ees, siis ajad sa nad ära ja hukkad kiiresti nõnda, nagu Jehova sul on ütelnud.
kui Jehova su Jumal ajab nad ära su eest, siis ära mõtle oma südames üteldes, minu õiguse pärast on Jehova mind toonud pärima seda sinast maad, vaid nende rahvaste Jumala vallatuse pärast ajab Jehova nad ära su eest. Mitte oma õiguse ja südame siiruse pärast ei pääse sa nende maa pärima, vaid nende rahvaste Jumala vallatuse pärast ajab Jehova su Jumal nad ära su eest, et pidada, mida Jehova on vandega tõotatud su vanemaile Abrahami, Iisakile ja Jaakobile. Miks Jumal teeb midagi? Mitte meie õiguse pärast, vaid selle pärast, et teised inimesed on Jumal, ta ütleb, ta läheb ja puhastab meid ära. See on üks asi ka, miks me ei saa teha lepingut ühegi, ta ütleb, ära tee lepingut kellega, enne see on 7. peatükk, ära tee lepingut maailma. See on see, kui me jääme Jumala ligi ja hoiame oma südame siirad puhtana, siis Jumal on meie ees, käiv kui hävitav tuli ja ta puhastab meile, teeb tee meile, et me saaksime kõndida. Amen. Ja jälle ta on keegi meie jaoks, ta on keegi kogu aeg meie jaoks. Ta on alati kättesaadav abi. Amen. Ta on alati meiega. Ja vaata, üks huvitav asi, kui ma mõtlen sellest, et kui Jumal on meiega kogu aeg, ta on meie kaitse, ta on meie jõud tugev, ta on valinud, nagu Iisrael ta valis. Vaata, üks huvitav asi oli selles, et kui sa loed Jeeriku vallutamist, millele palju tähelepanu ei pöörata, me räägime lugusid, aga seal on üks fraas, mida ütleb see naine, kes ära siis pääses sellest kõigest. Kusjuures see on väga huvitav, tihtipeale ka kristlastena meil on. Me peame aru saama, kui Jumal on reaalsus, me ei tohi lasta hirmudel asjadel tulla, sest et kui need 2 maakuulajat läksid, mine loe, uuri seda ja ta ütleb ühte huvitavat asja, need 2 maakuulajat läksid Jeerikosse, jah. Siin otsid taga, aga me teame, et see naisterahvas, üks naisterahvas peitis teda. Ja ütleb välja ühe huvitava fraasi, kus te olete olnud? Me oleme 40 aastat elanud hirmu all siin. Me teame, et olete kõrbes, me teame, et Jumal on teiega, me teame, mida Jumal on teile teinud, me teame, mis ta Egiptusega tegi. Meieni on jõudnud sõnum. Ja võidate, ja ma arvan, mida Jeeriko tegi selle 40 aastat, kui ta see kuulis, nad tugevdasid neid müüre, nad tugevdasid, jah, siis rahvas on. Ja kui need 2 maakuulajat tuli, aga ta ütleb, et me oleme elanud 40 aastat, sest me teame neid võimsaid tegusi, mida Jumal on teiega teinud. Nad teadsid, jutt oli levin, Jumal on nendega. Ja me teame, et 40 aastat hiljem, kui tuli Joosua juhiks, Jumal oli nendega, siis Jumal ütles, ma olen sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Ja nad läksid ja võtsid Jeeriko, Jumal tegi Jeeriko müürid maa tasa ja nad läksid ja võtsid selle ära. Aga see lihtsalt see teadmine rahval elada, et kuule, Jumal on teiega. Samamoodi ka Jumal on meiega. Me oleme eraldatud, aga kui me seguneme maailmaga, see on kõige ohtlikum asi, mis annab olla, sest see me näeme läbi Iisraeli, miks Iisrael langes, miks ta vangipõlvedesse läks, suurem asi oli see, nad kogu aeg segunesid maailmaga, nad segunesid nende mõtteviisidega, nad hakkasid kummardama nende jumalaid, nad hakkasid, see oli pidev asi oli see ja nüüd nagu Jeesust loed, ta kummardasid moolokid, nad ohverdasid lapsi, siis nad teenisid ka jumalat. See on täpselt sama, mida tänapäeval tegelikult kristlikus maailmas toimub nii palju ja miks kristlik maailm kõnnib üpris väeta, on sellepärast, et me tahame olla jumalale meelepärased, aga me tahame kõigile teisele ka meelepärased olla. Aga me ei tohi unustada, et Jumal on meid valinud. Jumal on teinud meiega midagi erilist. Ja ta ütleb, et te ei saa ära minna sellest maailmast, aga pea meeles, sa ei ole sellest maailmast. Sest kui me ära läheksime, aga me peaksime välja paistma teistsugustena siin maailmas. Amen. See on saab seda, et me ei saa teha lepinguid, me ei saa olla nagu maailm. Me oleme siin maailmas, aga me ei ole sellest maailmast, me oleme teisest. Miks? Sest Jumal on meid valinud ja kutsunud. Ja ta ütleb, et need olukorrad, mis ta tihtipeale, aga see olukord, mis on, me näeme, et aga ma olen see hävitav tulisväis. Ma lähen ja puhastan ära. Teen sulle tasased pinnad. Ma olen ustav Jumal, ma pean lepingut. Ma olen su valinud, ma hoian sind, ma olen sinuga kõikjal. Ja läbi Piibli me näeme, eriti vanasti, kui need, kes kõndsid koos Jumalaga, isegi kui Iisrael pöördus Jumalast tagasi, mida Jumal tegi? Ta alati vabastas nad, alati tõi tagasi nad. Alati. Jumal alati taastas. Aga ta ütleski, et ära tee lepin, ära mine ära, ma olen sind valinud, sa oled mulle kalli hinnaline. See ütleb ka Rooma kirjas 1, ta ütleb, et tooge oma ihud Jumalale meelepäraseks ohvriks. Miks? Sest minu headuse pärast, minu helduse, ma olen hea su vastu, ma olen helde su vastu.
Ja täpselt samamoodi Jumal, ma olen valinud sind omale päris rahvaks, sa oled mulle kalli hinnaline. Ja tänapäeval on kõigil läbi Jeesus vere võimalus tulla, aga me juba oleme tema rahvas. Ja meil tuleb käia ja ta ütleb, et ma olen su ees hävitav tuli. Ära muretse olukord, ära muretse situatsioone. Me isegi uues testamendis me teame, et ära muretse millegi pärast. Heida need kõik minu peale, ma pean lihtsalt alistu mulle. Alistu ennast minu vägava käe alla ja ma ülendan sind. Ärge muretse just, või heitke kõik oma mured minu peale ja pean seiske vastu kuradile ja ta põgeneb teie juurest. Ja kui me alistume ennast Jumalale, aga miks me teeme? Küsimus on, miks me, sest ta on meid valinud. Ta on meid kutsunud. Ta tahab olla meil Jumal. Kui palju ta Iisrael ütles, kui palju ma tahtsin teid koguda, kui kana kogub tibusid oma tiivalatit kaitsta, hoida oma tiivasulgeda, aga te ei tahtnud. Ka paljud kristlased on tänapäeval, Jumal, tule ole kaitse all, aga nad ei taha, nad tahavad lihtsalt teha, lugeda sõna, võib-olla pühapäeval koguduses käia, võib-olla ei taha seda ka, las ma olla, see, kes ma olen. Aga tegelikult, mis juhtub, on täpselt sama, mis juhtus Iisraeliga, mida kurat on kaval, ta viib inimesi samm-sammult eemale ja siis ta ründab. Aga ta ründab siis, kui me oleme kõige nõrgemas positsioonis. Aga see ongi see, kus on vaja hoida kogu aeg tugevalt kinni, et Jumal, ma olen sinuga, ma ei jäta, ei julga. Sest lihtne on minna vooludega kaasa. Vaata, mõni mõtleb, aga ma olen safe, mõni mõtleb, aga ma olen turvalises pinnas. Ma kujutan ette, vaata, me peame selle koha pealt targad olema. Ka Saalomon, ma usun, et mis Saalomoni komistuseks sai, see oli tema tarkus. See oli temale komistuseks. Sest Jumal ütles, ma annan sulle tarkust ja teen su väga rikkaks. Ma ei usu, et rikkus sai, ma teen see tarkus. Ma olen nii tark, ma saan kõigest aru ja ma kedagi targemat ei ole. Ja ta ütles, et ma võin võtta neid naisi, ma võin võtta kõigepealt, ma olen targem, ma olen, saad aru, vahepeal on see, et ma olen nii, kuidas ma ütlen, ma saan kõigest nii hästi aru. Aga kurat tuli ja kasutas, tema nõrkus olid naised või mis iganes, tol ajal nad võisid palju naisi võtta. Ja kujutate, ta hakkas tooma sisse egiptlasi, hakkas tooma sisse mis iganes maa naisi, kes kummardasid tema jumalaid. Ja salahilju sellest tarkusest pole enam kasu. Miks? Sest tema süda, mitte see tarkus, tema süda pöörati eemale. Ja see oli see koht tegelikult, kus kurat sai tulla ja hävitada tegelikult Iisraeli. Kõigepealt läksid nad lahku juuda ja teised suguharud, siis hakkasid omavahel kogu aeg sõdima. Ja kui sa vaatad peale seda kõike, Iisraelis oli kogu aeg sõda. Ja nad sõdid nii palju omavahel tänu sellele, et nad andsid lihtsalt maad kuradile. Ja nad ei teinud Jumala käskude järele. Ja nad kannatavad tegelikult siiamaani. Aga ma tean, et Jumal ütles, et ma oma rahva kogun kokku ja ma usun, et ta teeb oma rahvaga, aga kiitus Jumal, et läbi Jeesuse Kristuse me oleme tema rahvas. Meil on privileeg osaliselt kõikidest õnnistused. Kristuses Jeesus kuuluvad kõik õnnistused meile. Ja me oleme, ja Abrahami õnnistused kuuluvad meile. Meil kuuluvad asjad, nii järgmine, Jumal on ka meid valinud. Aga me peame valvama, et meil langeks samadesse lõksu, sest kuradi taktikad pole muutunud. Ja tänapäeval me näeme, kus ta ütleb, kus Uus Testament õpetab samamoodi, ära mugavdu selle maailmaga, valvake, pidage aega kalliks. Kogu aeg ta räägib, miks? Sest, ja üks asi, mis aitab meid seda hoida, ongi see, et ma olen valitud. Jumal on mind valinud. Ja mõni ütleb, aga see olukord, kus ma saan finantsid, kus ma saan see situatsioon, Jumal on hävitav tuli. Mida tuli teeb? Ta põletab ära. Ta põletab selle kõik rääbu ära sinu eest ja sa saad kõndida võidukalt edasi. Aga ära unusta, et sa oled minu rahvas, ma olen sind valinud. Mina olen sinuga kogu aeg. Ja see ongi see sama, kui on, ja me saame öelda, et kus sa selle said, see on minu Jumal, kes seda tegi. See on minu Jumal, kellega ma koos käisin. See on Jumal, keda mina teenin. Ta on ustav Jumal. Amen. Halleluja. See on see, et 32.4.5 Mooses ütleb niimoodi. Tema on kalju, tema töö on täislik, sest kõik tema teed on õiged. Jumal on ustav ja temas pole väärust. Tema on õige ja õiglane. Jälle me näeme, ta kirjeldab, kes on Jumal. Esiteks ta ütleb see 5 Moosese 32.4. Ta ütleb, Jumal on ustav, tema on õige ja õiglane.
ja temas pole mida? Väärust. Kuidas sa paremini ütled väärust? Valet. Kui ta ütleb, ma olen hävitav tuli, ma olen hävitav tuli, ma olen õiglane Jumal, ma olen õiglane Jumal. Amen. Ma olen ustav Jumal. Ja kelle jaoks ta on ustav? Sinu ja minu jaoks. Meie jaoks on ta ustav Jumal. Tema on kalju, kindel. Mis on kalju? Kõikumatu. Tema töö on täiuslik. Töö, mis ta on meiega teinud, see on milline? Täiuslik. Järelikult me oleme täiuslik. Kõik tema teed on millised? Õiged. Jumal on ustav. Üks salm ütleb nii palju Jumala kohta. Üks ainus salm ütleb nii palju meie Jumala kohta. Tema on kalju, kõikumatu. Tema töö on täiuslik. Kõik, mis ta on teinud, on täiuslik. Kõik tema teed on õiged. Me valime Jumala tee, see on milline tee? See on õige. Jumal on ustav. Temas pole ühtegi valet. Tema on õige ja tema on õiglane. Amen. Kas pole hämmastav Jumal meil on? Ta on imeline Jumal. Joosua 3:10 näiteks ütleb niimoodi. Siin ta ütleb, see on niisugune, kuidas Joosua ütleb, et kuidas te saate aru, et Jumal on teie keskel. Ta ütleb, et Joosua 3:10 Joosua kõneles, sellest te saate teada, et elav Jumal on kus kohal? Teie keskel. Kus elav Jumal praegu on? Ta on meie keskel. Ja vaata, Piibel ütleb meil uuesti, kus 2 või 3 on koos ühel nõul maa peal mingi asja pärast, siis Jumal on meie keskel. Amen. Aga siin ütleb, te saate aru, et Jumal on teie keskel. See on üks tunnusmärk sellest, et Jumal on teie keskel, on selle läbi, et kes ajab tõesti teie eest ära kaanallased, hidiidid, hiivlased, perslased, kirgaalased, emorlased ja puuslased. Amen. Kuidas me saame aru, et Jumal on meie keskel, sest ta ajab vaenlased meie tee pealt eest ära. Amen. Aga uues testament, kuidas ta ajab? Jälle me jõuame sinna, alistuge Jumalale. Ja siis ta ülendab Jumalale, heitke kõik oma mure tema peale. Ta peab hoolte eest, seiske vastu kuradele ja ta põgeneb. Amen. See on 3 asja. Siin samamoodi, ja selle läbi ka meie tunneme, et Jumal ajab kõik meest ära. Ja selle läbi me teame, et Jumal on kus kohas? Meie keskel. Läbi Jeesuse Kristuse, need kõik kuuluvad meile. Amen. Jumal on kus kohas? Ja ta näitab sellega, et ma aitan sind. Ja selle läbi, see ongi, et miks on need asjad juhtunud? Me peaksime siis aru saama, üks tunnusmärk sellest. Jumal on minu juures. Jumal on meie keskel. Aga see näitab seda, et me peame aru saama, me oleme talle valitud rahvas. Me ei saa teha lepingut maailmaga, ma ei saa lepingut. Üks asi on see, et miks Jumal ajas ära, sest nad olid lepingus Jumalaga. Nad läksid võtma seda maad ja nad pidasid sõna, nad ei teinud ühtegi lepingut mitte kellegiga. Aga hiljem, aastaid hiljem oli see, kus näiteks ma mõtlen alati selle peale, näiteks selle loo peale Piiblis. See on nii tähtis, kellega me läbi käime, keda me kuulame, kui palju me sõnast kinni haarame, kui sõnast kinni hoiame. Sest kurat tuleb, tasa hilju tiirib sisse, ta üritab tuua, ei ole hullu midagi, kuni me läheme nii kaugele Jumalast, et me enam ei jõua. Tihtipeale ongi see, et kõik on hästi ja kiitus Jumalat, kõik on hästi. Aga me ei tohi unustada, et me peame kasvama Jumalast, saama tugevaks, valvama. Sest et ma tean ise enda puhul, mis juhtus, kui ma langesin ära. Alguses juhtus midagi, aga 5 aastat hiljem, kui ma polnud sõnas, ma polnud palves olnud, hakkasid tulema raskused. Ja tead, ma ei olnud valmis nendele raskustele. Ma ei teadnud enam, mida sõna ütleb. Ma ei saanud enam seista, sest see ei olnud enam tugevalt minu sees. Hirmud said võitu, kõik muu sai rohkem võitu. Ja see on täpselt see sama, ma elasin selles kujutusmaailmas,
nagu ma olen rääkinud jaanipäeva jooksus, ma elasin kujutlusmaailmas, ma olen tugev, ma olen edukas, ma olin teinud, saad aru, üks asi oli see, teine lihtne näide sellest, kui me elame oma kujutlusmaailmas ja me oleme väga-väga tugev. Loomulikult ma olin tugev inimene, loomulikult ma olin, Jumal on andnud mulle sitkust natukene ja loomulikult mul ihu on olnud piisavalt tugev selle koha pealt. Aga kui ma ikkagi mingis ajas trenni ei tee, oled sa nõrk. Ja järjekordselt teine lugu minu jooksmisest. Ma käisin siis koolis, ma olin kas 8. või 9. klass ja siis kehaliskasvatuse õpetaja nägi, et ma olen tugev sportlane. Ma ei tea, ma praegu mõtlen, järku ta üritas mind innustada spordimaailma saada sisse või ma ei tea, ma olin oma klassi tugev ja ta ütles, et lähme, ta valis mind välja, ma olin üks nendest, kes välja valiti minna Tartus sisehalli kerge kooli noorte võistlustele, kergejõustikuvõistlustele. Ja minule ei öeldud, mina läksin sinna tugev poiss, nagu ma olen nagu, sest koolis ma tegin kõigile pähe oma vanuseklassis, ma olin füüsiliselt tugev, ilma trennita ma olin tugev. Tõenäoliselt sellepärast ma olin maal üles kasvanud, hobusega tööd teinud, kõike niisugust lihast oli ja niisugust nagu ütleme pealtnäha nagu ponks poiss. Ja siis ma jõudsin sinna staadionile ja ma seisin seal stardis ja lähme ja seal oli palju veel ja kuna meil oli piisavalt vähe, siis pandi 2 vanuseklassi kokku nagu ja kahjuks, et ma ei olnud selles teises vanuseklassis, kus oli 2 jooksjad, ma olin selles vanuseklassis, kus oli 10 jooksjad. Oleks seal olnud, kus 2, oleks ma teise koha saanud. Aga mind pandi sinna, kus oli 10 ja mis koha ma sain? 10. koha. Ja tead, mis oli kõige kurvem? Nemad olid treeninud sitkust. Ma üritasin nendega tempot pidada. Ja me jooksime 1500 meetrit oli distants ja ma ei mäleta, mis see sisehalli ruum on, võib-olla 200 meetrit on ring, siis arvesta ise, mitu ringi peab jooksma. Ma ei tea, kui suured need Tartu sisehallid olid, nii ammu oli see. Ja ma sain 2 ringiga pähe lõpuks. Ja lõpuks ma jooksin uhkes üksinduses seal. Noor poiss, 8. klassis, nägu täis häbi. Ma jooksin küll lõpuni ära, mul oli nii häbi ja selle asemel, et see mind innustada midagi, see oli kurb, et ma olin noor, mind ei innustatud, et trenni hakata teha, ma loobusin kogu spordist. Aga see on ka sama, mis ma tahan välja tuua tihtipeale kristlaste puhul, see sama. Meil on ettekujutus, ma olen sõna lugenud, ma olen piiblis olnud, ma olen seda kõike teinud, nad seisavad ja siis nad kaotavad millega, mina kaotasin tookord. Selle asemel, et võtta kätte, et hakata trenni tegema, võitlema, nad loobuvad ja jäävad veel kaugemale. Ma ju proovisin seda värki ja nad loobuvad. Nad ei saa aru tegelikult sellest, et Jumal on neid valinud, Jumal on neid kutsunud, Jumal on kogu aeg, ta tahab nendega olla, ta tahab olla hävitav tuli. Aga see näitab seda, et me peame aega veetma Jumalaga. See, kes on meid valinud, meie peame valima ka tema. Ja see ongi see, mis on see järjepidev. Aga kurat taktika, teine lugu piiblist on see, mis mul tuleb meelde, on see, kes see oli, see prohvet, kes käis ja Iisrael pidi needma minema. Seegi Seisel räägib, Biljaam oli see. Ja kui teete, mida inimesed raha pärast teevad. Ja tema oli kõige kõrgem Jumala prohvet ja oli tuntud selle, keda tema neab, on neetud, keda tema õnnistab, on õnnistatud. Järelikult tal oli mingi karakteristika, ta oli, ainuke milles oli see, et ta oli rahaahne. Ja kui see kuningas tuli tema juurde, siis läks sinna mäe otsa ja ta õnnistas Iisraeli. Ütles, kes õnnistab sind, on õnnistatud, kuningas sai pahaseks. Siis ta võttis selle prohveti ja ütles, et aga lähme teise mäe otsa. Ja prohvet, kui ta juba ühe korra oli välja öelnud, et ma ei saa needa, ta oleks, et okei, ma ei lähe kuhugi, aga siis läks teise mäe otsa, üritas seal jälle õnnistas. Ta järelikult käis kaasa ja ma kujutan, et see raha-ahnus oli tal nii suur, sest on läbi ajaloo teada ja ta ütleb, kus te käite Biljaami selle poja jälgides. Mida see Biljaam tegi? Ta teadis, et mina ei saa küll neid needa. Kui te ütlete, ma ei saa neid needa, siis ma ainult ütlen seda, mida ma kuulan Jumal ütlevat. Aga siis ta õpetas kuningat, mida teha. Ta ütles, et kui sa saad neile ja mis ta tegi, oli see, et ta siis segunes Iisraeli rahva ja kuningas saatis neile ilusad tütred sinna. Nad hakkasid abielluma ja võtma naisi ja ta segunes sellega, et nad hakkasid kummardama ebajumalaid. Ja ta sai selle kätte ja mis siis juhtus? Jumala käsi lahkus Iisraelist, nad tegid pattu Jumala vastu.
Ja see oli see, kuidas see kuningas selle Iisraeli kätte sai. Aga kus ta see idee tuli, oli sama selle Bileami puhul. Tema õpetas seda, tee seda. Ja see näitab ka seda, keda me kuulame. Ja see on see, et kas me laseme. Ja see näitab seda, et kurat tuleb salakavalalt ja tahab meid eemale viia kogu aeg Jumalast. Miks? Et ta saaks hiljem tulla ja rünnata. Sest ta ei tule kunagi ründama Kristus, kes on tugevad, kes on salahilju ta tuleb. Sama nagu ta minuga tegi. Ma olin tugev kristlane, piiblikoolist käinud läbi, olnud sõnas tugev. Aga siis ta ütles, et vaatan, et see kristlane ütles sulle seda, see kristlane ütles seda. Sind ei võeta üldse tõsiselt. Ja need mõtted hakkasid mulle pähe tulema. Ja ma kibestusin kristlaste peale, Jumala rahva peale, sest nad ühesõnaga hülgasid mu. Ja ma lasin need mõtted enda sisse, see on, mina olen süüdi selles. Ma ei süüdista mitte kedagi. Ma oleks pidanud teadma paremini. Aga ma ei teadnud. Ja samamoodi kurat sai mu vaikselt eemale Jumalast, kuni 5 aastat hiljem ma seisin silmitsi surmaga. Ja need olukorrad läksid kehvemaks, nii hulluks, kus ma ütlesingi, et Jumal, mul ei ole muud teha, kui aita. Jumal aitas, ma tulin tagasi tema juurde, ma teenin teda siia maani. Aga otsus sai tehtud, me ei teeni Jumalat enam inimeste pärast, me teenime teda tema pärast. Ja tema läbi me teenime inimesi. Amen. Sest Jumal on meid valinud, ta on alati meiega ja ta aitab meid igas olukorras. Amen. 2. Saamul 22:3 ütleb, mu Jumal on kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik ja redu, mu päästja, sa päästad mind vägivallast. Kui teete, ta ütleb, Jumal on jälle, mis ta on? Enne tuli õiglane, õige, kõik. Nüüd ta kirjutab jälle, sa näed, kui palju Jumal on kalju, jälle järgustet on kalju, kõikumatu, kelle juures me peaksime alati otsima pelgupaika. Ta on meie kilp, kaitsja, abisarv, meie kõrge varjupaik, redu, me päästja. Ja ta päästab meid millest? Vägivallast. Jumal on jälle kalju. Jumal on keegi. Ta on meie jaoks alati keegi olemas. Aga see ongi see, me peame hoidma tema olemuse hästi värske enda jaoks. Hästi lähedal enda jaoks. Kogu aeg hästi lähedal. Alati otsima varjupaika tema jaoks, ükskõik mis olukord on. Sest et kui me vaata, see ongi see, et me ei anna aru, aga vahepeal juhtub see, et me läheme nii kaugele ja me ei oska enam otsida tema juures. Või see on see, et Jumal, kas sa ikka tahad meid aidata? Me võime jõuda sinna paika, kas me pole enam kindel, kas Jumal tahab meid aidata. Aga me teame, et ta tahab alati meid aidata, sest Iisraeli puhul oli see, kurb tõde oli Iisraeli puhul see, et nad teadsid, Jumal on nad valinud. Nad oli Egiptusest välja, nad imet tunnustajad, nad teadsid kõike. Ometi nad läksid eemale, nad said oma uhkuse ja kanguse pärast kannatada, aga iga kord, kui nad hüüdsid Jumala poole, mida Jumal tegi, päästis nad. Iga kord. Tänapäeval inimesed enam ei usu, kui inimene teeb midagi kuskil, et Jumal ikka päästab. Jumal ikka ehitab üles. Aga see ongi see, et me peame hõikama tema poole, aru saama. Aga see ongi see, et seista selles turvalises pinnas. Me ei saa teha lepingut maailmaga. Me ei peaks kunagi minema kannatama midagi. Kui me hoiame Jumala ligi, hoiame Jumalast kinni, see juhatab meid. Aga see ongi see, et me ei saa seguneda. Et hoiame tema ligidale, sest siis ta on meie jaoks see kõik. Ja tihti peale me ikka tooma, aga näed, Jumal õnnistab mind see, Jumal õnnistab seda. Ta tegi Iisraeliga sama. Nad olid Egiptusest tulnud välja. Ja Jumal tahtis nad viia tõotatud maale. Ta ütles, ma olen teid valinud, te olete käige, ma õnnistan teid, kõik õnnistada asjad. Aga see esimene põlvkond ei jõudnud kunagi tõotatud maale. Miks? Need on sõna kuulmatud. Aga selle sõna kuulmatuse juures Jumal ikka neid õnnistas nii palju, kui ta sai. Neil oli alati toit laua peal, neil olid riided seljast, nad olid terved. Neil oli tulesammas, neil oli pilvesammas, vesi oli olemas, kõik oli olemas neil, selle kohal, mis on eluks vajalik. See on see, mida Jumal teeb, see on tema karakteristika, aga nad ei jõudnud kunagi sinna vabadusse, nad ei jõudnud kunagi sinna tõotatud maale, mis siin maa peal Jumal oli neile tõotanud. See on sõna kuulmatud. Mõni mõtleb, et ma olen sõna kuulmatu, aga see soovi, et ikka on kõik hästi, ikka on kõik hästi. Jumal hoolib, ta armastab, ta õnnistab nii palju, kui ta saab. Aga Jumal ütleb, tule kaugemale, tule lähemale, tule veel.
See ongi see, et tihtipeale me rahuldume selle igapäevaelu asjadega. Jumal ütleb, astu üle loomulikku. Astu üle loomulikku. Sest väga vähe üle loomulikku juhtub tänapäeva kogudust. Tuleme, me saame sõna ja me rahuldume selle sõnaga asjaga. Aga lihtsalt see, kui me hakkame otsima Jumalat, hakkame rohkem pühenduma, siis Jumal ütleb, et nüüd hakkate nägema minu auhiilgust. Nüüd hakkate nägema minu väge. Nüüd hakkate nägema neid asju. Ja see ongi see, et pühendage ennast mulle ja ärkamisel asjad saavad juhtuma üle loomulikul viisil. Mõni mõtleb, et miks ärkamine ei juhtu. Ma alati mõtlen selle peale, ikka võiks juhtuda. Aga kui tuleb hunnik beebisid, kristlased on palju päästetud. Mis me teeme nendega? Kas meil on aega nendeks? Ma mõtlesin jälle, Jumal tuletas jälle mulle meelde huvitava asja. Ta ütles, et inimestel on sind vaja, kui neil on sind vaja, mitte siis, kui sulle see sobib. Kas pole nii mitte? Ja kui palju hunnik beebisi tuleb, ja me ütleme, mul pole aega, sest nemad lähevad läbi teatud asjad, neil vahepeal on olles näinud beebisid. Sa ei saa kunagi öelda, nagu mulle meeldib, nagu Kenneth Hagen ütles väga hästi, mitte kunagi sa ütle, et inimlikult, et beebi sündis ja nüüd sa sündisid, vaata ise, kui sa haiglast koju saad. Et kui sa oled piisavalt tugev ja kui nagu mõni ütleb kristlastele samamoodi, kui saad ise hakkama, siis küll Jumal päästis, saab ise hakkama. Beebid vajavad hoolitsust. Nad vajavad juhatust, nad vajavad vahepeal mähkmete vahetamist, mis iganes. Ja see ongi see koht. Aga kui me oleme vahepeal nii hõivatud, et me ei saa aru, et me oma elud on, nagu on, üritame võidelda. See ongi see, mis Jumal ütleb, et ma olen sind valinud juba. Sa oled juba minu kallis inimene. Ma olen juba sinu kalju, ma olen sinu varustaja, ma olen sulle kõik andnud. Ma olen sulle teinud kõik. Anna nüüd see edasi. Las inimesed näevad, et mina olen sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Nagu Abimelek nägi ja kes teine sõjapiikol nägi Abrahami puhul ja ütles välja, me teame, Jumal on sinuga kõigest, mida sa teed. Või täpselt samamoodi, mina mõtlesin, ma olen mõelnud, et miks need inimesed läksid Danieli juurde või Taaveti juurde nagu ohvasse. Seal pidi olema mingi kuulsus. Nad pidid teadma, millest ta läbi läheb, mis on. Aga nad teadsid, et ta seisab kindlalt oma Jumalas. Ja neist said vägevad Taaveti abimehed selle koha pealt nagu. Miks? Sest nad pidid nägema, et Jumal on Taavetiga. Jumal on meiega. Ta ütles, et ma olen sinuga. Ma olen sinuga kogu aeg. Ma ei jäta sind kunagi, ma ei hülga. Ma olen sinuga kogu aeg. Ma olen sind valinud. Ma olen sulle kilbiks. Ma olen hävitav tuli. Ma toon, aga ära tee lepinguid nendega. Ära mine maailmaga. Ära mine sellega. Miks? Sest nad kisuvad su minust eemale. Ma olen sinu õigus, ma olen su tugevus, ma olen su rahu, ma olen su rõõm. Mida iganes sul vaja on, ma olen see sinu jaoks. Ma olen su päästja. Jumal on see kõik. Mul on nii palju kirjakohti, me ei jõua kõigini. Aga lihtsalt see ongi see, et Jumal on kogu aeg meiega. Ta tahab olla kogu aeg meiega. Ta ei hülga mitte kunagi, ta ei jäta meid mitte kunagi maha. Ta on meie jõud, ta on meie tugevus, ta on meie rahu, ta on meie rõõm. Amen. Aga lihtsalt ütleb, et hoia ennast maailmast puhtana. See on see, mida ta ootab meist. Ära mugavda selle maailmaga. Miks? Sest see maailm viib su samm haavad minust eemale. Nagu ma ütlesin, et me tihtipeale, et me oleme piiblit läbi lugenud. Mina olen piiblit, ma olen rääkinud, ma olen Uut Testamist lugenud 400 korda, võib-olla läbi, võib-olla rohkem. Ma olen teda kuulanud läbi, võib-olla rohkem. Ma räägin 8 aastat, iga suvi, iga päev mul Uus Testament jooksis kõrvus. Kuulasin, mediteerisin, mõnda kirja rohkem, mõnda kirja vähem. See ei tähenda, et ma veel tugev olen kõiges. Mul tuleb õppida, mediteerida, panna praktikasse see kõik. Amen. Ja see ongi see. Ja see on täpselt samamoodi, et ma olen teatud oma kuitlusvõimest, nagu ma jooksma, läksin seda jooksma, ma olin tugev jooksma. Aga need olid, kes olid treeninud ja treeninud. Ma olin iseenesest nagu siuke tugev ja siis ma arvasin, nüüd ma olen nii tugev. Aga ma olen kunagi trenni teinud. See on sama hästi, et ma võisin öelda, ma tean, mis siin kirjas on. Ma tean, mis Jumala sõnas kirjas on.
aga ma pole kunagi lugenud seda, võib-olla kaua, ma pole praktiseerinud seda. Ja siis sa lähed nüüd sellele survele, rünnakule vastu, nagu mina läksin jooksma. Ja need, kes olid treeni teinud, olid spordikooli poisid, kes olid iga päev käinud treenis, iga päeval, nad tegid mulle 2 või 3 ringiga sisse. Ja ma jooksin lõpuks uhkes üksinduses. Noh, muidugi ainuke õppetund minu jaoks oli see, ma loobusin spordist üldse, sest see oli nii häbi minu jaoks tookord. Tänapäeval ma mõtlen, et oot, ma näitan neile veel järgmine aasta. Nüüd ma võtan kätte, teen aasta aega trenni, hakkan käima spordikoolis. Aga ma usun, et see oli võib-olla seal kehalise kasvatuse õpetaja siuke, võib-olla ta üritas minusse seda panna, seda entusiasmi, aga ei õnnestunud. Aga tihtipeale ka kristlased teevad. Meil on valik. Kukkusin läbi, midagi juhtus. Kas me seisame kõrval, õhutame üles, lähme edasi, saame vastu, me suudame temast, tema teeb meid väikest, Jumal on meid valinud, Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu, või on see, et sa kukkusid ümber, mis sul viga on, või ei, me läheme edasi, tõuseme ülesse, Jumal on meie poolt, me ei anna maad kuradile, me oleme rohkem kui võitjad Kristuses Jeesus, me oleme rohkem ja me ei segune maailmaga, sest maailma pole meile midagi pakkuda, maailma ei tahab meid Jumalast eemale viia. Meil on midagi vägevat. Meil on meie Jumal, kes on meid valinud. Amen. Halleluja, Isa Jumal, me tuleme sa ette, Jeesus, sa oled hea, ustav, püha Jumal. Sina oled Jumal, sa oled meid valinud. Sinu omad me oleme, sinu kari oma kari. Ja sa jäta meid, sa oled mida iganes meil vaja on. Sa oled meie jõud, meie tugevus, sa oled hävitav tuli meie ees, sa oled õige, õiglane. Isa, me täname. Aga Isa, me peame valvama, me ei teeks lepingut maailmaga. Me ei tee lepingut kurjaga, me ei tee, et me hoiame sinu ligi, me hoiame võimsalt sinu ligi. Isa, me täname, et sa sirutad oma käe võimsalt oma rahva peale, meie peale, me kasvame sinu tundmises, tarkuses. Ja Isa, tõesti, ma tänan sind sinu ustavusest, sinu headusest, sinu pühadusest, sinu õigusest. Ja sa oled ka püha Jumal. Ja saage pühaks. Jumal on püha Jumal. Ja me võiksime olla pühad, nagu sina oled püha. Isa, me anname selle au ja kiituse, ülistuse ja austuse. Ja Isa, tõesti meil langeks kuradiga olete lõpstus, võid näita meile need. Sest kurat on see, kes tahab hoida rahvast kogudusest eemale, sinust eemale. Ja panna, Isa, kutsu oma rahvast tagasi. Kutsu oma rahvast tagasi. Kui paljud on pettuses, et ei pea enam koguduses käima või? Kui paljud on selle kõige all? Ja, sest siis on nad nõrgad. Kurat teab seda. Sina, Jumal, tead, et vaja on käia. Sina tead, on vaja kasvada. Sina tead, Isa. Kutsu nad tagasi. Et nad ei langeks kuradi kavalate rünnakute ohvriks. Ja tema pettuste ohvriks, Isa. Armas kallis püha vaim, räägi neile. Tee tööd nende südametes. Isa. Ja anna meile tarkust. Anna meile arusaamist ja mõistmist. Sa oled imeline, Jumal, auline, väeline, kogu au ja kiitus sulle, Isa. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Me Jumal on ustav, me Jumal on väeline õige. Halleluja.